Tere tulemast kuulama Murevabaks podcasti, mina olen Lomeli. Ja tere ka minu poolt, mina olen Lili. Me oleme tagasi uue episoodiga, nüüd on ilmad natukene sügisesemaks läinud. Ma ei tea, räägime äkki korraks lühidalt, et kuidas sa oled selle sügise vastu võtnud? Jaa, kuule oligi nüüd tegelikult selle nädala alguses tekkis veits siuke nagu sügismasendus nagu vist paljudel eestlastel. Et kuidagi jõudis kohale see kõik, et nüüd on nii pime on ju ja mingid mõtted läksid natuke negatiivsemaks, et siuke annab tunda, et vahetub see hooaeg. Ja minu jaoks on ka nii veider see, et nüüd on nii, et kell on 18:45 ja kohe on kottpime. Et nagu ma ei ole valmis. Ja eriti vaata, kui oled nagu harjunud veits hiljem ärkama midagi siukest ka, siis valget aega on nagu nii vähe. Ja aga kusjuures üldiselt mul praegult on isegi nagu okei. Mulle väga meeldib see värviline linnapilt, mis meil nendest lehtedest on, et see teeb mind kuidagi hästi rõõmsaks. Eriti kui on nagu hea ilm. Et kui ikka vihma saab, on siuke rõve vaata, et hommikul tööle minema, siis on küll ikka pisar silmas, aga selles mõttes ma arvan, et me elame selle üle ja varsti on november, nii veider. Ma ütlen sulle ausalt, 9 reedet on jõuludeni. See on päris hull nagu. Üks ma nägin kuskil. See läheb ruttu. Ja ei, selles mõttes ma mingis mõttes hirmuga vaatan seda, et ma tean, et mul on mingid asjad, mis peavad olema tehtud, on ju mingi selleks ajaks ja siis nagu mõtled, et kuidagi juba kiireks läheb kõigega. Aga samas on hea, et siis saab ruttu ühele poole. Ja mul on see õppimine jäänud ka nii tahaplaanile, nagu ma ei suuda lihtsalt, ma pole ikka suutnud, meil on nagu oktoobri mingi keskpaik enam-vähem on ju. Ja ma ei ole ikka jõudnud sinna faasi, kus ma nagu tahaks hullult õppida. Siuke mingi, teen ära viimasel minutil. Viimasel minutil. Nii juba. Mul on ka veits, et ma nagu need tavaained, nendega ma olin arvestanud, nendega ma nagu pusin hullult, aga mul on bakatööga veits, et nagu ma ei arvestanud, et ma pean nagu nii palju sinna sisse hüppama kohe, et kuidagi ei jõua kõiki neid materjale läbi töötada ja edu reaalselt. Ma peaks magistritööd kirjutama juba praegu, aga ma ei ole seda teemat välja valin. Aga küll me jõuame sellest, ma arvan, kunagi pikemalt rääkida, kui me oleme arenenud. Ja kindlasti jõuame. Ma ei tea, täna on meil suke hästi huvitav episood võib-olla kõikidele sellistele sõpradele, kes usuvad horoskoope, tähemärke, elutee numbreid, et me ei olegi varem nagu nii süvitsi sinna sisse läinud, et puhtalt me võtsimegi mõlema nime, vanuse, sünniaja, sünni täpse kellaaja ja siis ta andis meile selle järgi siis erinevaid huvitavaid fakte meie kohta. Et ma ei tea, kas sul on nagu hirm ka selliseid asju vaadata või? Ei tead, ei ole, ma olen vaata nii skeptiline. Või ma ei tea, mul kuidagi viimasel ajal eriti on see, et ma kuidagi, ma loen neid nagu meelelahutuse mõttes vahepeal siukseid asju, on ju, et lihtsalt põnev võrrelda, et kuidas siis päriselt on ja kuidas seal näitab. Aga ma ei tea, kuna vist viimasel ajal mul lähevad nii mööda need kõik, siis mus on nagu eriti see skeptilisus kuidagi tekkinud. Aga selles mõttes neid on nagu tore lugeda, ja mul on isegi mingi horoskoobi, mingi kalender, mingi seina peal. Ja ma ikka iga kuu nagu loen läbi, sest nagu huvitav on vaata ikka, aga iga kuu jälle näed, et jälle läks mööda kõik. Kusjuures ma ei ole kunagi niimoodi teinud, et ma loen horoskoopi ja siis tagantjärele vaatan, kas läks täide. Ma unustan selle ära. Äkki see nagu horoskoobi alateadlik mingi asi, et me nagu hullult vaatame, mis see toob, aga sa ei vaata kunagi tagasi, et äkki see oli nagu midagi sealt. Ma nagu huvi pärast tahaks aega teha niimoodi, et kui uus aasta tuleb, et ma vaatan horoskoopi, panen selle kõik kirja ja aasta lõpus vaatan nagu punkti haaval, kas siis päriselt midagi läks nii nagu pidi. Sest vahepeal need on nii detailsed, et see on nagu hirmus. Ja seda küll. Eks kindlasti vaata mingitel aastatel ikka on tõenäoliselt midagi läheb täppi, on ju. Ja mul on ka nagu olnud neid perioode, kus ma nagu rohkem kuidagi usun või lähen kaasa, on ju. Minu jaoks võib-olla isegi rohkem on vaata see mingi elutee numbrid ja mingi human design, need on olnud nagu faasid mu jaoks kunagi, on ju. Et just hiljuti olin mingi telekas, vaatasin õhtusaates, räägiti nagu sellest numeroloogia poolest, on ju, et mingi elutee number ja mis see tähendab. Ikka lähed vaata kohe vaatama, et mingi, mis minu oma on. Et see on põnev jah, aga see nagu,
ma ise jään nagu siukseks skeptiliseks. No aga väga hea, sellepärast ongi meil täna ChatGPT poolt, lasime panna kokku oma kogu värgid ja kubatused ja ma hakkan võib-olla siis kordamööda ette lugema, et ja siis natuke arutame, et mis me sellest siis arvame. Ma ei tea, ma alustan siis näiteks selle algusega. Nii, sa oled kaksikud, päikesemärk, sündinud 6. juunil 2003 kell 23:34. See tähendab, et sinu isiklik energia on tugevalt seotud suhtlemise, teadmiste, uute ideede ja vaimse liikuvusega. Sinu sünniaeg lubab mul üldisemalt öelda, et sa oled hilisõhtune kaksik, mis tihti annab sügava mõtiskleja iseloomu, keegi, kes oskab pealiskaudse suhtluse taha näha ja kellel on väga tugev sisemaailm. Issand, kus nüüd kiitis? Kusjuures see on tegelikult väga huvitav. Sest vaata, siin on näiteks väga tugevalt seotud mingi energia, suhtlemise, teadmiste, uute ideede ja vaimse liikuvusega. No see nagu, ma ütleks, et see läheb muga kokku, sest üldiselt kaksikuid on ju seostatud alati sellega, et nad on hästi nagu outgoing. Vähemalt on 2 kaksikut, ühed on need mai omad ja teised on juuni omad. Ja ma olen täpselt see juuni kaksik. Nii palju, kui ma olen lugenud nii-öelda, siis et üks on siuke introvertsem ja teine on siuke ekstravertsem, on ju. Ja kas siis see, et hilisõhtune ma sündisin 23:34, et siin ei olnud palju mõelda, aga sügava mõtiskleja iseloomu. Võib-olla see on seotud mu ülemõtlemisega. Me võime ka selle nii siduda. Ei, väga huvitav tegelikult lugedes, et siin on nagu mingid sarnasusi, aga see on ka täpselt jälle see, et mul tekib see, et sa võid ju seda kuidagi üldistada ka, on ju. See võid iga inimese kohta nagu öelda. Ma arvan, kõik nagu tunneb mingil määral ära ennast, on ju. Aga siis enda ma näiteks. Sa oled sõnn, päiksemärk, sündinud 24. aprillil 2001 kell 19:41. See tähendab, et sinu isiklik energia on seotud stabiilsuse, ilu, naudingu ja sihikindlusega. Sa oled inimene, kes liigub kindlalt, mõtleb praktiliselt ja eelistab tegusid sõnadele. Samas on sinus tugev kunstiline ja sensuaalne pool. Sa tajud maailma värvide, helide ja emotsioonide kaudu väga sügavalt. Õhtune sünniaeg viitab sellele, et oled emotsionaalselt küps ja intuitiivne sõnn. Keegi, kes teab, mida tunneb, kuid ei kiirusta seda alati välja näitama. Kuule, rest, sul on küll mingi täppi ju. Nagu kõik need asjad, mis seal olid, nagu olid kuidagi sina. Jaa, selles mõttes ma olen nõus, et nagu ma näen nagu kõike, kuigi ma nagu see mingi kunsti pool näiteks on nagu sinulik, on ju, või see, et sa oled vaimselt küps, sa oled nagu alati rääkinud, et sa tunned ennast nagu kuidagi vanema, nagu teised on ju enda vanuses. Ja veel mingid asjad olid seal, ma mõtlesin küll mingi Jaa, ei ma ütleks küll, et nagu selles mõttes kõiges võin ennast nagu ära tunda, võib-olla see sensuaalsus on ainus, millega ma vaidlen nagu. Ma olen see, kes on mingi räägib alati, et ma vist olen aseksuaalne, et mind ei huvita absoluutselt. Et selles mõttes sensuaalsus on nagu küsitav, aga... No oleneb äkki kus kohas sensuaalne? Jah, enda hobide vastu sensuaalne. No näiteks. Tantsides... Eks ta võib natuke puusse ka. Ei, muidugi, jah. Aga üldiselt sul oli väga selline nagu täpne. Jah, pigem küll. Detailne nagu ka vaata. Et mul ei olnud siukest nagu... Aga sul oli mingi kunstiline ja lähenemine ja mingid sellised huvitavad nagu nüansid, mida sa ei saa päris nagu igaühe kohta öelda, vaata. Jaa, seda küll. See oli küll päris huvitav. Aga ma ei tea, nüüd me saime nagu mingi üldise kirjelduse võib-olla meist mõlemast, on ju. Saime aru, et see on nii üldistav kui ka nagu kohati õige. Mis on nagu, nii et me võime edasi minna siit. Ja siis me küsisime ta käest, et annaks meile üldise 2025. aasta horoskoobi, mis on siis jäänud veel selle aasta lõpuni, ehk siis oktoober kuni detsember. Ja ma ei tea, kas sul on siin alguses ka nagu siuke teema, et väike kirjeldus, et loeme äkki need mõlemad ette. Mul on siis näiteks uus fookus ja sisemine selgus 2025. aasta lõpp on sinu jaoks vaimse ümberhäälestumise periood. Kevad ja suvi olid täis segadust, valikuid ja võib-olla ka inimest, kes raputas su mõtteid. Nüüd hakkab udu hajuma. Kuule, see on päris nagu tore. Nagu meeldib see mõte, et kõik hakkab nüüd korda. Kusjuures tegelikult pole üldse nagu vale. Sellepärast, et aasta algus oligi minu jaoks tohutult raske. Nagu just see kõige aasta algus, pluss siis see kevad, kui oli bakatöö, kõik kaitsmine, uued töökohad, nagu kõik oli liiga palju, vaata. Aga just kui ma nagu otsisin seda uut asja, eks see minu jaoks nagu oli hea ka kohati. Aga just see nagu ümberhäälestumine. Okay. Mina hakkan nüüd küll ümber häälestama siin aasta lõpus. Aga ja võib-olla valikuid, võib-olla ka inimest, kes raputas su mõtteid. Ma ütlen ausalt, nagu mu eluteele nüüd sellel aastal on sattunud küll mitu inimest, kes panevad mind nagu teistmoodi mõtlema. Mitte ma ei mõtle nagu sõpru või pereliikmeid praegu, vaid just nagu erialaselt, kus ma olen kohanud nagu kedagi, keda ma väga austan. Ja ma just mõtlengi, et nagu
kas ma just tahan olla nagu tema või ma tahaks nagu õppida temalt seda oskust, mis tal on või seda mingit nagu iseloomu, kuidas seda öeldakse, nagu mingit karakteri sukest nagu, ma ei saa öelda praegult. Mingi, jah, no me saame aru. Jah, et no midagi nagu temalt kaasa võtta, vaata, mis on tema nagu ma ei tea, mis iganes asjas. Et nagu tegelikult on küll olnud siuksed asjad, see on väga huvitav, ma hakkasin nagu isaga mõtlema selle peale. Aga nüüd hakkab udu hajuma nii, et ma ootan seda udu hajumist. Nii poeetiliselt, vaata, toredalt kirjeldab. Aga siin vaata, sul oli täpselt seda, et saad nagu tagantjärgi analüüsida, kas siis oli niimoodi, andis nagu mingeid nii-öelda minevikust ka mõtteid. Jah, täpselt. On mille peale mõelda. Minu oma on siis, teemaks on stabiilsus, mille oled ise loonud. 2025. aasta lõpp toob sulle tasakaalu ja kindlustunde, mille nimel oled varem palju pingutanud. Kui 2024 kuni 2025 algus tõi segadust või muutusi, siis nüüd hakkavad asjad paika loksuma. Sul on suhteliselt sarnane nagu mul. Jah, suht sarnane. Mul ta ei läinud sinna minevikku heietama, milline suvi oli. Ta ütles lihtsalt, et hakkab paika loksuma. Ma ei tea, kas sa ise nagu tunned, et on niimoodi? Üldse ei tunne. No näed. Või praegu pigem nagu mul on see... Pigem mul on ju praegu see tunne, et nagu kerib aina nagu kaootilisemaks, vaata. Aga no ei tea muidugi, meil on veel aasta lõpuni aega. Aga jah, see stabiilsus, mille oled ise loonud, ma pigem nagu tunnen praegu, et ma olen oma elu nagu aina keerulisemaks elanud, jah. Et ma ei tea. Aga see on asju, mida sa saad nagu kaasa kajuvata võtta, selles mõttes, et võib-olla see on sulle märk, et vaata, et ma ei olegi tegelikult nagu endal aega andnud. Ja, et peaks nagu tegelema sellega, on ju. Sest see on asi, mida ma nagu janunen kindlalt praegu oma elus, on ju, et oleks kuidagi rahulikum ja stabiilsem, on ju, kõik see, aga sul ei olnud võib-olla siis nii õnnetoov see praegu. Ma ei tea, lähme siis kohe nende kurikuulsate horoskoopide juurde, mis on meil jäänud siis 3 kuud. Loeme ikkagi ette oktoobri ka, sellepärast, et oktoobrini on veel siit lõpuni on veel aega. Issand, täitsa lõpp. Ma mõtlesin terve aeg, et september on, et mingi see järgmine kuu, oktoober. Oktoober mõtlen juba kohe läbi. Täitsa õige. Okei, mulle nüüd jõudis kohale, jah. Nii, et ma ei tea, võtame ikkagi see oktoobri ka. Jaa. Nii, mul on siis oktoobris. Tekivad selgemad eesmärgid, eriti seoses tööõpingute või enesearendusega. Võib tulla ootamatu võimalus, näiteks uus projekt, koostöö või õppimiskutse. Veenus toob suhete osas midagi uut, kas uue inimese või sügavama aususe olemasoleva suhtes. Väldi üleanalüüsimist, mitte kõik ei vaja kohe vastust. Kusjuures nagu väga hea süke, mulle nagu meeldib see. Ma küll uut inimest ei taha, vaata, mulle võiks olla see, et sügavam ausus olemasoleva mulle kõik väga hästi, aga ja vot see, et tekivad selgemad eesmärgid, vot see, mida ma väga ootan. Praegu on kõik nii segane kuidagi, et ma ei saa aru, mis on nagu olulisem, et kas nagu töö, kool või nagu, kuidas ma tahan, et nagu prioritiseerida, vaata. Et ma loodan, et see päriselt tekib, aga ootamatu võimalus, uus projekt, palun, ma ei taha praegu mitte midagi, ma ei tohi, vaata, ma olen selline, ma ei ütle ei ka, et ma nagu, vaata, saad nii hea võimaluse. Aga säästke mind vähemalt aasta lõpuni. Ja siis ma võin kõik asjad vastu võtta. Nagu kõik projektikesed ja töö, mingid otsakesed ja värgid. Et, ja väldi üleanalüüsimist, see on tõesti, et mitte kõik ei vaja kohe vastust, see on nagu üks moto, millega ma võiks elada. Võiks iga kuu kohta käia. Iga kuu kohta käia, et nagu tihti ma kodus taban ennast üle mõtlemas või üle analüüsimas mingeid olukordi, mida ilmselt see inimene mitte kunagi ei mäletanud. Nii et väga nagu tore. Ma olen rahul. Aga kui sa vaatad nagu sellele, et meil on nagu mingi 2/3 oktoobrist läbi, on ju, näed sa seal mingeid asju, et see kuu oli ka nii või mingeid nagu sarnasusi? Kusjuures tegelikult ma tööalaselt, kui siin on nagu, et võib tulla ootamatu võimalus, nagu projekt, on ju, siis tööl ma sain küll väga nagu toredaid asju teha, nagu sellised, mida ma ei oleks oodanud, et nii uuele inimesele antakse. Et selles mõttes ma võiks selle tõlgendada küll siia. No võt. Siis võib olla täitsa täppi. Minu oktoober siis tunned, et saad lõpuks hingata. Töö või kooli osas võib tulla kergendus. Ei paista kuskilt. Rahaline olukord hakkab paranema. Võid saada ootamatult tuge või võimalust. Ei paista ka kuskil. Suhetes on esiplaanil usaldus ja turvatunne, kellegi kavatsused saavad selgeks. Väldi liigset jäikust, kui elu pakub uut suunda, ära karda seda kaaluda. No see nagu
kogu see blog tekitab hästi nagu huvitavaid mõtteid must, sest et nagu ma ei näe seda hetkel kuskilt otsast, nagu eriti ühtegi, no okei, seda võib-olla näen, et suhtes on usaldus ja turvatunne, on ju. No see on ka siuke, et iga kuu on. Võiks ju olla, vaata. Ja, aga selles mõttes aga nagu... see viimane punkt. See on siuke huvitav, vaata oktoobri ei ole veel läbi. Ja. Et äkki mingi uus suund. Yeah. Erialavahetus. Et äkki annan alla selle ajakirjandus. See oleks mingi minulik asi, muideks küll ma olen täpselt siuke, et teed mingi kõik töö ära põhimõtteliselt viimasel hetkel annad alla nagu. Issand, Lili. Ma vaata kunagi õppisin eesti keelt ülikoolis ja siis ma olin ka täpselt nii, ma pingutasin nagu terve semestri ära, onju. Ja siis päev enne eksameid ütlesin, et ma ei viitsi enam. Tulin ära. Aga ei tegelikult jah. No selles mõttes ma ootan põnevusega, aga ma ei usu eriti, et nagu siit midagi sellist juhtuma hakkab. Sest, ja et pingel on, kus kooliga ei tundu see, mis nagu praegu juhtuks. Ei paista nagu ja rahaliselt on nagu üks keerulisemaid kuusid vist üldse olnud nagu, et see, et kuidagi paranema hakkaks, ma ei tea, võiks muidugi. No võt, loodame vähemalt, et siis see läheb täid alles. Samas vaata, kui oled nii madalal, nagu siis on väga kerge üles hakata minema. Muidugi. Allapoole enam ei ole minna kooli. Pole enam ruumi väga vaata. Ja. No selge, aga võtame siis novembri, äkki november toob meile rohkem selgust. Yeah. Et mul on siis näiteks november, ennustab mulle selliseid asju. On aeg sõnadega ettevaatlik olla. Retrofaasis Merkuur võib tuua arusaamatusi. See on ideaalne kuu ümberhindamiseks. Kas see, mida teed, viib sind tegelikult sinna, kuhu tahad jõuda? Võid tunda vajadust üksi olla, lase endal see aeg võtta. No jumal küll 10-10. Et ma juba kujutan ette, kuidas ma olen nii stressis järgmine kuu, et ma tahangi üksi olla. Yeah. Praegu ma näiteks naudin ka nii väga seda hetke, kui ma olen kodus, ma vaatan telekat ja ma lihtsalt olen voodis niimoodi. Mu ainus probleem on see kael on kange. Umbes see, et vaata. Ja, sellest. Et aga see, et on aeg sõnadega ettevaatlik olla. See on ka väga huvitav, sest et ma olen alati olnud selline häälekas, on ju, et tihti võib-olla peaks ennast vahepeal tagasi hoidma ja natuke läbi mõtlema mingid asjad, on ju, et see võib olla ju nii perega, kaaslasega kui ükskõik kellega, on ju, et võib siis rohkem enne mõelda ja siis öelda, on ju. Ja ümberhindamiseks ka, et kas see, mida teed, viib sind sinna, kuhu tahad jõuda. Ma ütlen ausa, ma ei tea siiamaani, kuhu ma tahan jõuda ja see läheb ainult hägusemaks kogu aeg. Okay. Sellepärast, et vaata järsku on nagu nii palju valikuid, et mul justkui on see ajakirjanduspaka käes, on ju, aga ma ei taha olla kirjutav ajakirjanik. Sorry, aga nagu kõik need asjad, mis see ajakirjandus eriala pakkunud on mul selle isu nagu ära võtnud. Just kui see, et nagu ma kogu aeg arvasin, ma saan olla nagu mina ise, kirjutada, millest ma tahan, blablabla, aga tegelikult ei ole ju see üldse. Yeah. Et see on siuke nagu, et tele on ikka see, kuhu ma väga tahan minna, aga mul on tunne, et see pole praegu õige aeg, on ju. Ja nüüd on mul kommunikatsioonivaldkonnas töö ja ma teen seal haridust, ehk siis nagu ongi väga segane aeg, et võib-olla järgmine kuu ongi ideaalne aeg ümberhindamiseks. Aga ma ei pane liiga palju nagu seda survet sinna. Ma arvan, seda on jah nagu põnev jälgida, et kuhu elu viib selles töövaldkonnas, on ju. Ma arvan ka. Ja see on täpselt siuke asi, mul on muideks hästi sarnased mõtted peas selles mõttes, et kuidagi jäävad see, et nagu mingi faas saab läbi, on ju, et sa lõpetad ülikooli, saad baka kätte, automaatselt tekivad need mõtted mingi, et okei, et kas ma nüüd tahan sellel erialal, mis ma tahan siin teha, et päris nagu hirmus tundub see faas. On küll tõesti. Või et järsku on nagu see tunne, et äkki see, mida sa õppisid 3 aastat või nagu sinu puhul isegi ju kauem, on ju, et äkki see polegi üldse see, mida sa teha tahad. Ja see on nagu nii hirmus. Aga samas ma alati lohutasin ennast selle mõttega, kui mul need mõtted tulid vahepeal, et ajakirjanduse eriala on siuke, millega saad nagu väga paljusid asju teha. Ja, no kas või sa tegelikult oled ju praegu kommunikatsioonivaldkonnas, on ju, et tegelikult see on nagu lai tööpõld. Saab nagu igale poole seda natukene visata. Nii, sinu november. Minu november. Veenus sünnivalitseja toob romantilise, kuid ka sügavalt emotsionaalse perioodi. Võid tunda, et süda ja mõistus lähevad eri suundades. Lase end tunda, aga ära tee kiirustavaid otsuseid. Väga hea aeg loometööks või projektiks, mis nõuab ilu ja vormitunnetust. Merkuuri retrofaas võib tuua minevikus sõnumeid või inimesi. Mõtle, miks nad tagasi ilmuvad. See on päris ka tiip. On ja üldse, ma mõtlesin juba selle sinu oma ajal mingit retrofaases. Vaat see on täpselt see osa minu arust horoskoobist, kus mu jaoks läheb nagu liiga keeruliseks või nagu, et
no siin on, kuule, mul oli üldse retrofaasis Merkuur, kes on kaksikute valitseja. jaa. ma ei nagu okei. sul on hästi huvitav minu meelest see viimane punkt. See oli jah ainus. Minevikus tuleb tagasi inimesi võib-olla ja siis pead endalt nagu küsima, miks nad tulevad. Samas need on minu arust ka täpselt see osa horoskoobist alati, kus on nagu see, et ma loen seda kuskilt ja mitte kunagi ei tule see inimene. Või siis sa ei pane tähele. Või ei pane tähele, võib-olla ka võimalik, jah. Sest et no igatahes vaatame minevikus sõnumeid või inimesi. Minevikust sellist, keda sa nagu oled näiteks kartnud, et tuleb tagasi? Ei, vist ei ole, ma arvan. Aga vaata, siin on ka sõnumeid või inimesi, ma arvan, et see sõnumeid on võib-olla isegi nagu realistlikum, vaata, näiteks läbipõlemine. See täitsa paistab, siuke sõnum. Aga võib-olla sa pead midagi tegema, et see sõnum ei jõuaks sinuni. Jaa, võib-olla. Keeraks tee ümber. Jaa, et... Aga mis seal üleval pool veel oli, et loometöö mingi hea aeg või? Ja loometööks või projektiks hea aeg, mis nõuab ilu ja vormitunnetust. No vaata. Selles mõttes neid loometöid ja projekte mul jagub kõvasti, et... Novembris läheb siis hullemaks tegemiseks. Tõenäoliselt küll. No praegu tegelikult paistab küll nii, et neid projekte pigem tuleb juurde, kui jääb vähemaks. Mis muidugi mingis mõttes on tore, on ju? Ei, no muidugi jah. Aga lihtsalt... vaata, õigel ajal peab oskama nagu filtreerida. Ja see on keeruline koht, nagu, kui on palju vaata neid valdkondi, kus tahad tegutseda. Kõiki tahaks nagu teha ka, vaata. Ja. Aga jah, siis lõpuks peab vist valiku tegema. No midagi pole teha. Ja. Nii, aga lähme siis selle väga armsa detsembri juurde, kus on ju teatavasti jõulud ja uus aasta ja kõik see, et mis see nagu kõige viimane aasta siis see kuu siis meile toob. Täiskuu toob suure selguse karjääri või eneseteostuse osas. Mõned kaksikud tunnevad, et pilt langeb kokku, see, mis tundus hajus, öeldakse nii või? See, mis tundus hajus, muutub järsku loogiliseks. Aasta lõpp on hea aeg reisimiseks või uute ideede planeerimiseks 2026. aastaks. No selguse karjääri või eneseteostuse osas väga tore oleks, kui ma saaks teada, kusjuures mul peaks katseaeg läbi saama enne detsembrit täpselt. Et see on siis minu jaoks see väike sain, et kas ma jään tööle edasi või mitte. Okay. Et äkki see on siis nagu midagi või üldse midagi elus muutub, aga pilt langeb kokku. See, mis tundus hajus, muutub järsku loogiliseks. Okei, ma loodan, et siis kõik, mis on ülisegane, muutub järsku väga loogiliseks. Et võib-olla see nagu natuke ma seostaks seda sellega, et võib-olla selleks ajaks, kui on detsember, ma olen nagu kõik saanud paika. Et praegu on kõik nii segane, uus töökoht, uus kool, kõik see reisimine Tartusse tagasi. Et võib-olla selleks ajaks ma olen nagu kuidagi teinud sellega nagu rahu, ma olen harjunud, ma tean, kuidas kõik käib, et ma otsin nagu seda rutiini võib-olla taga, mida nagu pole vaata olnud nüüd natuke aega. Ma olen seda rutiini otsija, kui see puudutab kooli ja tööd näiteks. No jah, vaat see on niikuinii ka täpselt siuke faas, kus saab nagu vabamalt hingata ja nagu niikuinii võiks kõik paika loksuda, kui saad nagu puhata ja veits mõtted selgemaks. Hea aeg reisimiseks, ma pole kunagi kusjuures reisinud talvel ja nüüd ma lähen reisile. Lähed või? Kus sa lähed? Me lähme oma Peikaga Egiptusesse. Okay. Me olime nagu lähmisid minema. Eriti äge. Ei, me saime kuidagi lihtsalt puhkused nagu jumal tänatud ühel aeg lappima ja võib-olla nagu, ja see on hästi naljakast ütleb, et aasta lõpp on hea aeg reisimiseks, sest november on ka ikkagi aasta lõpp ja me ei ole kunagi käinud nagu reisil näiteks novembris, detsembris. Et need on alati sellised kuud, kus ma olen pigem nagu siga kodune ja ja nüüd me lähme, nii et ma olen väga õnnelik. Okay, väga äge. See on vist üks väheseid kohti, kus ma isegi ei ole käinud ja ka. Ma ei ole ka. Aga pidi nagu päris äge olema. Ja ma arvan, seal on kindlasti mõnus teha. Ja soe ka veel, issand jumal. No väga mõnus. Nii, aga loodame, et siis sinu detsember toob ka natuke rõõmu. Nii, vaatame. Paistab küll vist vaikselt. Su energiatase tõuseb, tahad teha mitte ainult mõelda. Võimalik tööalane läbimurre või uus eesmärk, mis seob sind välismaa või uute kontaktidega. Aasta lõpp on ideaalne aeg lõpetada pooleli olev ja puhastada oma energia enne 2026. aastat. Emotsionaalselt tunned end tugevamana kui ammu varem. No see välismaa kindlalt ei meeldi sulle seal. Ja tead, kui huvitav see on alati mingi asi, kui ma olen vaata käinud mingi selgeltnägija juures või üldse mingi horoskoobid, see on nagu asi, mis tuleb mingi alati tuuakse välja mu puhul mingi, et sina kolid välismaale, sulle meeldib välismaale, ma alati istun nagu, et ei, ma vihkan välismaal käimist. Aga äkki see on mingi selline asi, mida sa nagu just arvad, et sa vihkad või sa nagu kardad midagi selle juures või sul on sellega mingi, nagu saad aru, mingi emotsionaalne trauma või midagi on ju, et sa nagu ei taha siin nagu põhimõtte
pärast minna, aga kui sa kunagi näiteks lähed, siis sa oled nagu mingi, see on minu koht. Ei usu. No vot, ei, ma mõtlen, et see võib. Aga selle mõttes ei tea, ja. Aga jaa. No ma pigem jään nagu skeptiliseks selle osas, aga noh, jumal teab, selles mõttes, et äkki midagi toimub. Aga noh, muus osas ma nagu näen siin, vaatan jälle see, et selles mõttes tundub kõik loogiline, et aasta lõpp saad puhata rohkem jõulude ajal, on ju, ja siis nagu võikski kõik vaikselt emotsionaalselt paremini ja noh, see nagu tundub loogiline mu jaoks. Ja vaata, seal oli see ka, et tahad rohkem hakata tegema, mitte ainult mõtlema või mingi siuke, on ju. Võib-olla see on bakatööga seotud. Ja see oleks vaja teha ka rohkem. Detsember oli minu meelest see aeg, kus ma kõige hullemini nagu grindisin selle tööga. Okay. Et vaata, et see jaanuaris minu meelest oli see üks esmaseid tähtaegu, kus sa pidid midagi esitama, on ju. Et siis ma mäletan nagu november, detsember oli teed, kus ma teadsin, et okei, ma pean nagu veits pingutama, et see üks algus valmis saada. Yeah. Ja siis oli nagu tehtud, et jõuludel said nagu visata see nurka alla, nagu tead, nüüd ma ei pea tegema. Vaata. Yeah. Et võib-olla siis detsember on sinu jaoks see, kus sa hakkad ka nagu enne jõule paned veits sullu, vaata, aga siis sa ei pea selle peale mõtlema. Nagu. Ja tegelikult see oleks nagu mõistlik samm ka, sest muidu mingi jõulude ajal ja see aastavahetuse, siis vaata niikuinii ei taha midagi teha, on ju. Ei, ma soovitan kindlalt midagi enne jõul ära teha, siis sul on nagu see kindlustunne, et sa oled kuhugi jõudnud. Vähemalt sa oled algust teinud. Okei. No võtab kätte. Aga sul oli ka jälle midagi nagu toredat selles mõttes. Ja ei, pigem oli nagu positiivne see aasta lõpp siin. Jah. No vot. Nii, aga järgmine etapp meie imelises ChatGPT genereeritud asjas on sünniaja mõju. Kusjuures see pole kunagi asi, mida ma olen enda kohta lugenud. See on esimene kord. Ma ei tea mitte midagi oma sünniaja mõjust. Ja ma ka ei tea. Aga see pidi mingi väga suur ting praegu olema. Okay. Nii, et mina sündisin siis 23-34. Kuna sündisid hilisõhtul, on sinu kuumärk tõenäoliselt kaljukits. Sõltub täpsest sünnikohast, kui ütled linna, saan kinnitada. Pole tal öelnud. See muudab sind ratsionaalsemaks ja enesekontrollitumaks kui tavaline kaksik. Sa võid tunda teistele rahulik ja realistlik, kuigi su mõtted kihutavad pidevalt ringi. See kombinatsioon kaksikut pluss kaljukits teeb sinust nutika strateegi inimese, kes oskab ideid reaalsusesse tuua. Kusjuures päris huvitav. Sa võid tunduda teistele rahulik ja realistlik, kuigi su mõtted kihutavad pidevalt ringi. No ma ei tea, see oleneb nüüd hästi kohast. Et väga paljud ikkagi ütlevad, et ma tundun siuke väga mingi särav ja energiline, on ju. Ja pigem mulle ka, jah. Aga näiteks just see, et nagu mõtted kihutavad peas pidevalt ringi, et nagu see on küll mina. Et nagu ma ei suuda nagu endale seda selgeks teha, et tegelikult kõik on hästi vahepeal, vaata. Et jah, ja kaksikud pluss kaljukits, väga huvitav. Ma olen nutika strateeg. Inimene, kes oskab ideid reaalsusse tuua. Kusjuures sellega ma nagu nõustun, et nagu mul on seda peale hakkamist võib-olla. Ja sa oled vaata tegelikult hullult siuke, kas või kui podcasti peale mõelda, et see, kes nagu ei jää väga pikaks mõtlema, vaid sa teed nagu ära ka päriselt, on ju. Jah, et väga tore nagu seda, vaata niimoodi kuulda. Et jah, ja ratsionaalne enesekontrolli. No vaat nojah, ja selles mõttes jah, nii ja naa, vaata. Oleneb ajast. Aga jah, kuumärk on kaljukits. Ta ütleb, et praegu on vaja linn, ja siis ta saab kinnitada, nii et me veel täpselt ei tea. Aga jah, väga huvitav. Ei, täitsa põnev on niimoodi analüüsida. Ma loen see enda oma ka. Mul oli siis 1941 olen sündinud, on ju. Mõlemal on meil nagu suht õhtune aeg, on ju. Sinu sünniaeg viitab, et sinu kuumärk on suure tõenäosusega ambur. See annab sünni praktilisusele seiklusimulise ja filosoofilise poole. Sina pole tavaline maa peal püsiv sõnn. Sinus on vabaduse vajadus ja uudishimu, mis suunavad sind otsima rohkemat kui pelgalt mugavust. See kombinatsioon sõnn pluss ambur loob rahutu unistaja arhetüübi. Inimene, kes tahab midagi kindlat ehitada, aga mitte piiri taha lukustuda. Sa tahad elu kogeda, mitte ainult seda turvata. No, mis emotsioone see sinus tekitab? Tead, ma nagu sinu puhul nägin rohkem seal võib-olla nagu sarnasusi, et enda puhul kuidagi nagu väga tahta otsida võib-olla midagi, on ju. Ridade vahelt pead lugema. Ja, aga noh, niimoodi ma nagu tunnen, ma pigem olen vaata just hästi see, kes otsib nagu turvatunnet ja seda, et kõik on kogu aeg samamoodi ja siuke kindel on ju, ja pigem ma ütleks, et ma olen just hästi siuke nagu, et tahaks nagu maa peal püsida. Ja mitte kuskil lennata väga, on ju. Et ma ei tea, jah.
no ikkagi, no just vaat see, et mingi, et otsid rohkemat, mitte ainult mugavust. Pigem ma nagu tunnen, et mul on nagu see, et ma tahan, et mul oleks hullult mugav kõik nagu. No kuigi vaata, seal on nagu mingi see aga, et ma nagu vahepeal teen küll enda elu nagu juba ebamugavaks. Ja okei, võib-olla jah, ja vaata näiteks see, et sul on hästi mitu nagu karjääri nii-öelda ka, on ju. Jah. Et võib-olla mitte, et sa isegi ei otsi, vaid sa alateadlikult võtad endale liiga palju tegemisi. Just kui tahad sellest nagu mugavustsoonist kuidagi natuke välja tulla, aga tegelikult sulle nagu meeldib see. Jaa. Sest noh, siin on ka vaata rahutu unistaja arhetüüp, sellega ma tegelikult nagu olen nõus, vaata, et mul on nagu jube palju neid mingi asju, mille poole ma püüdlen, on ju, ja kogu aeg nagu on see, et ei suuda vaata rahulikult olla, et on vaja nagu nende jaoks midagi teha, et sinna jõuda, on ju. Ei, seda küll. Et midagi võib siit nagu leida. Selles mõttes, et jah, sealt saab ju midagi kaasa võtta. Ja. Nii, järgmine on siis mõned põnevad faktid sinu astroprofiilist. Elutee number siis numeroloogia järgi, kuna ma sündisin siis 06.06.2003, siis ta arvutas need numbrid kokku. 6 + 6 + 2 + 0 + 0 + 3 on siis 17. 1 + 7 võrdub 8. Okei, ta liitis need omavahel kokku. Ehk siis minu elutee number on 8, mis on võimu, enesekindluse ja ambitsiooni arv. See tähendab, et sind tõmbavad projektid, kus saad vastutada ja luua midagi püsivat. Sa pole pelgalt unistaja, sa tahad tulemusi. Ma lugesin selle esimese praegult. Kusjuures see nagu see, ma isegi nõustun sellega, et mind tõmbavad projektid, kus on midagi nagu, kus ma saan vastutada. Mulle väga meeldib, näiteks alati, kui olid kunagi koolis rühmatööd, siis ma tahtsin olla see, kes vastutab. Ma võtsin alati selle nagu raskuse enda õlgadele. Siis kui me tegime ülikoolis näiteks ta Luna projekti, siis ma olin ka vastutav toimetaja. Ehk siis kui midagi läks pekki, siis mina vastutasin selle eest. Et mulle meeldib nagu olla see, kes teeb nagu suurt tööd, aga mulle meeldib ka see tunnustus pärast, et ma olin nagu see, kes aitas seda siis võib-olla sinna jõuda. Et ma ei karda nagu võtta seda vastutust, et kui läheb pekki, siis läheb pekki, aga kui läheb hästi, siis nagu see topeltrõõm. Et sa suutsid midagi saavutada. Nii et jah, see väga tore. Ma olen nagu rahul sellega. Ja, ma täitsa näen ka seal palju sind. Ära hakka nüüd siin. Nii, minu elutee number on 4. Mis sümboliseerib korraldust, sihikindlust ja struktuuri. Sa oled inimene, kes saavutab edu tänu visadusele ja järjekindlusele. Kui sul on eesmärk, liigud selle poole samm-sammult ja enamasti jõuadki kohale. Kusjuures see on väga hea. Ja, ma nõustun ka. Just võib-olla karjäärialaselt, vaata ma näen jälle siin nagu kõige rohkem, et see järjekindlus ja see, et kas või mu nagu näitlemise osas vaata, et ma nagu proovin kogu aeg edasi ja üritan seda karjääri ikkagi nagu läbi lüüa, on ju. Mis see esimene märksõna oli, korraldus või? Jah, korraldus, jah. Võib-olla see on ka nagu asi, mis minu meelest sind väga hästi nagu kirjeldab, et sa oled hästi nagu korraldatud inimene, et sul on nagu kõik meeldib, kui on nagu paigas. Mingi süsteem, ja see on süsteem. Ja see struktuur, mis seal oli ka, et see on nagu kuidagi, need on mingid märksõnad, mis käivad nagu sinu kohta. Ja, on küll, jah. Et pole üldse nagu valed. Ja, see on hea point, ma olen nagu hästi siuke, et nagu kui ei ole vaata mingit kindlat sellist struktuuri või asja, siis ma olen mingi laiali ja ei oska midagi teha, on ju. Ja, et tegelikult ju väga nagu asjakohane. Ja, on küll. Siiani isegi võib-olla üks täpsemaid punkte. No vot. Nii, ma ei tea, mul on siin teine punkt ka. Näiteks kaksikud + 8 elutee. Väga tugev kombinatsioon, vaimne kiirus + juhtimissoov. Kui sind miski tõeliselt huvitab, muutud äärmiselt fokusseerituks, kuigi teed seda oma tempos. No jällegi, ma ütleks, et see on väga nagu mina. Et kui mulle midagi väga meeldib, siis ma ikkagi jahin seda. Aga vaata, see on jälle see, et muutud äärmiselt fokusseerituks. Mul on tunne, et see tänapäeva maailm on selline, et raske on nagu väga palju. Ma olen selline multitaskija, et mulle meeldib nagu hästi palju korraga teha. See on nii halb omadus. Näiteks, kui ma teen näiteks, ma ei tea, oleta mingit tööasju arvutis, siis mul on nagu, oh my god, ma saan panna podcasti laadima ka kõrval teises arvutis. Ja siis ma saan veel samal ajal ristsõna lahendada ja siis ma saan veel telekat ka vaadata samal ajal. Ja see nagu kormab mu aju nii üle, et aga mulle meeldib nagu see lärm mu ümber veits. Et ma ei suuda täiesti vaikuses kunagi midagi teha. No ma arvan üldse, palju meil nagu täna on neid inimesi, kes suudavad mingi fokusseerida ühele asjale. Ja, tõesti. Ma arvan, ega väga ei ole siukseid nagu. Jah, nii on. Jube tiibiks. Nii, minu siis sõnn + 4 elutee. Väga maandatud ja praktiline kombinatsioon. Sa oskad luua turvalisust nii endale kui teistele. See teeb sinust suurepärase projektijuhi, kunstniku, terapeudi või ettevõtja materjali. Kuule.
väga ja selles mõttes jah, siin on täpselt nagu need mingi ametikohad, kus ma nagu näen või tunnen ennast kõige paremini, on ju. Et noh, mul on vaata täpselt sama olnud alati, ma olen ka olnud mingi kooliprojektides igal pool see, kes võtab kohe selle juhi rolli, on ju. Või isegi kui ma ei võta, siis kõik on nagu kohe mingi, et Lili võtab. Ja. Siis sa oledki nagu hästi organiseeritud ja see nagu kõik võib-olla nagu usaldavad, sa tekitadki neile seda turvatunnet. Ja, just. Et jaa, siin on päris palju. Läheb nagu rõõmsamaks see värk, ma vaatan. Jaa, läheb jah. Varsti juba hakkad usaldama, vaata. Aga nüüd vaata, ma tegelikult ütlesin alguses, et see numeroloogia maailm vaata huvitab mind ka nagu rohkem, on ju. Aga kas see number vastab sellele, mis sa ise oled varem vaadanud ka või? Okei, vähemalt see. Vaatasin õhtusaatest, vaatasin Jüri Butšakovil oli sama. No näed. Ja siis oli vaata eriti põnev vaadata kohe, või noh, ma kujutan ette kuulajatel, vaata on ka see, et kui kellelgi on nagu sama number, siis on nagu eriti põnev kuulata, et palju sa samastud, on ju. Ja sulle lähenetakse seal vaata justkui personaalsemalt, siis need on nende numbrid. No nii, õnneperioodid. Minu õnneperioodid on siis 2025. detsembri lõpp ja 2026. märtsi algus. Tugev periood õppimiseks, loovtööks, uute tutvuste tekkeks. Ja 2026. suvi võimalik elumuutus või kolimine. Issand. Kusjuures ma olen väga nagu, mina elan veel ikka oma perega koos, on ju, lihtsalt puhtalt kooli pärast, puhtalt nagu mugavusest ka ikkagi, on ju, ja mul on kuidagi väga hea läbisaamine oma perega, on ju. Aga ma olen nagu väga palju viimasel ajal nagu tabanud ennast mõtlemas, et tahaks nüüd minna ja nagu oma asja alustada. Ja pool aastat tehniliselt nagu see ongi see aeg, kui sa ju vaata tegeled, lähed, otsid, käid, vaatad, on ju. Et see on väga huvitav nagu, et see just siin on, sest et ma olen nagu hästi palju mõelnud selle peale. Ja see õnneperioodid selle aasta lõppe siis märtsi algus. No märtsi alguses võiks olla hea uudis, et kooliaasta hakkab läbi saama. Aga jah, tugev periood õppimiseks, no see on mul tõesti üks asi, et peaks õppima korralikumalt. Aga väga huvitav. Issand, kui õige on tegelikult mõelda seda, et vaata mõtled jälle, kui ruttu see nagu tuleb mingi märts, siis on juba sul aasta tehtud magistrist. Veider. Et juba imelik ikka, jah. Tõesti. Aga see kolimise teema on põnev selles mõttes, et seda on huvitav jälgida. Ma arvan, kas läheb niimoodi. No võt. Võtan siis enda oma ka. Mul on suht sarnane see õnneperiood 25. aasta novembri lõpp kuni siis 26. aasta veebruari algus. Hea aeg rahalisteks ja isiklikeks otsusteks. Ja siis 2026 kevad uued partnerlused või projektid, mis viivad sind uude keskkonda, võimalik kolimine või koostöö välismaal. Kas sul see välismaa? Vaata, ma räägin, mul alati tuleb mingi välismaa. Ma räägin, Lili, sa oma saatusega mängid praegu. Jaa. Ei, aga... Või kas võimalik kolimine? No tead, seda ei usu eriti, et ma kuhugi kolima hakkaks nagu lähiaastatel kindlasti. Mitte, et vaata ikka, kui on nagu enda korter juba olemas ja no kuhu ma kolin, on ju. Ja. Et no eks ikka muidugi ma tahaks on ju oma mingi maakodu ja mingi maja, on ju, aga noh, see selles mõttes on natuke ebarealistlik praegu. Ei, seda muidugi, aga vaata, seal oli näiteks seega, et uued partnerlussuhted või mingid suhtlused on, et see ei pea olema ainult sinu nagu partner. Või ka see võib olla ka tööalane, on ju, et võib olla uus töökoht, mingi millegagi seotud, mida sa võib-olla ammu tahtnud, on ju. Et väga huvitav tegelikult. Jaa. Sotsmööd... Diktsioon läks. Partnerlused ma ei mõtlema, mul on tegelikult suht aktuaalne praegu see, et ma veits üritan oma sotsiaalmeediat jälle nagu käima saada ja koostöid saada. Et tegelikult nagu selles perspektiivis ma näeks nagu isegi mingeid uusi partnerlusi või projekte, on ju, mis viivad sind uude keskkonda. Selles mõttes, et noh, võib ju tõlgendada võib-olla küll, et äkki jõuab kuhugi. Ja hea aeg rahalisteks isiklikeks otsusteks. No, selles mõttes jälle vaata täpselt see, ma arvan, igaüks mingil määral saab nagu samastada, on ju. Või et jah, et võib-olla see on sulle mingi sain, vaata selles mõttes ka, et hea aeg rahalisteks otsusteks, et saad teha võib-olla mingi ostu, mida sa oled kaua nagu tahtnud teha ja lõpuks tekib võib-olla see mingi raha. Jah, see võib ka olla mingi variant. Ja. Või et jah, no loodame, et see ei ole siis nagu see, et on vaja midagi halba maksta, vaid et midagi endale osta. Jah, võiks olla küll. Nii, ja siis siin on siuke tähtede vaheline fun fact. Kaksikud on õhumärk, mida juhib Merkuur, planeet, mis sümboliseerib sõna ja mõistust. Paljud sinu märgiga inimesed on kas kirjanikud, õpetajad, muusikud või multitalendid, kes õpivad kiiresti igas suunas.
nojah, siuke fun fact. Multitalendid on see ainuke nagu sõna, mille ma siit kaasa võtan, et ma ütleks, et mul ei ole mingit andeid väga või siuksed nagu talenti, aga nagu võib-olla see ongi just mu iseloom, et ma oskan nagu multitaskida nagu, mis eesti keeles on nagu rööprähklemine või? Jah, seda vist kasutatakse äkki, midagi paremat mul ei tule igatahes praegu. No, rööprähkleja olen siis. Jah, hunt Kriimsil. Jah, hunt Kriimsil, 9 ametit, jah. Et selles mõttes, et sõna ja mõistus, noh, mõlemat ju võiks olla natuke. Aga see on siuke huvitav fun fact, kirjanikud, õpetajad, muusikud või ma kunagi laulsin, õpetajaks pole väga tahtnud kunagi saada, kirjanik tahaks kunagi oma raamatu kirjutada. Mul on sama asi ja lihtsalt nagu puhtalt isegi kui ma seda ise loen, aga tahaks nagu nii huvitav oleks, et mida ma nagu oskan kirjutada sinna, kas ma üldse oskan. Ja. See on jah huvitav, vaata, et kuidagi tegelikult paljudel eestlastel mul on tunne on see nagu sees, et tahaks mingi raamatu avaldada elu jooksul, või et eestlased on kuidagi kirjanikud. Midagi maha veits endast ka või midagi, et see on huvitav. Võid kunagi, ma ei tea, lastele või lastele, kes oli siis sinu ema, vanaema, vanaisa. et selles mõttes, et päris huvitav. Jah. Nii, mis on sinu väike fun fact? Väike fun fact. Sõnn on Veenuse juhitud märk. Ilu, muusika, loodus ja harmoonia mõjutavad sind tugevalt. Paljud sõnnid tunnevad end kõige elusamana siis, kui nad saavad midagi füüsilist luua, olgu see kunst, toit, disain või kodu. See on päris siuke nagu huvitav. Jah, fun fact. Sest seal on loodus. Ja loodusega samastun, kunstiga samastun. Et natukene nagu kõike see pani mind nagu mõtlema see, et füüsilist luua. Ma ei ole nagu kunagi mõelnud selle peale, et kas see on mu jaoks nagu oluline, või et kas ma tunnen ennast siis kõige elulisemana, et pigem vaata, ma olen olnud ju selline, et tantsid, näitled, see ei ole nagu midagi füüsilist, Ja, aga võib-olla see on see füüsiline, mis sina teed, et teistele pakkuda mingit rõõmu. Ja, näiteks. Äkki näitaks. Ja. Aga no eks see ka jälle vaatas, et kuidas keegi seda tõlgendab. No ja. No ühesõnaga on mõtteaine. No nüüd igatahes meil said need mõlemad läbi võetud. Ta pakub siin ka muidugi, kas tahad täpsemini isikliku sünnikaardi minianalüüsi. Selleks on vaja teada sünnikoht, linn või asula. Varsti küsib aadressi ka poiss. Aga ma ei tea, kuidas me selle nüüd nagu kokku võtaksime. Mina ütleks nii palju, et ta ei ole vaata üdini detailne, et võib-olla talle peaks siis ette söötma nagu mingid veel nagu detailsemaid asju enda kohta, et siis ta võib-olla oskab nendega midagi seostada, on ju. Ja võib-olla ka, jah. Vanematega, kuidas sul peres on näiteks läinud, kuidas sa oled kasvanud, mis keskkonna sa oled kasvanud, mingid natuke nagu lapsepõlve rohkem talle seletada näiteks, on ju. Aga üldiselt oli nagu tore, et vaata mingid asjad haakusid, et siis huvitav. Või need näiteks kõige rohkem vist sul oli ka see number, on ju? Ja, see osa oli päris nagu põnev. Ja samas oli ka mingid näiteks see horoskoop ka iga kuu kohta nagu hästi huvitav, muidu vaatad nagu aastapilti, on ju, aga nüüd oli nagu iga kuu kohta. Et mina soovitaks seda ikkagi teha, selles mõttes, et huvitav on ikka vaadata, mida ta sulle üldse ütleb. Et midagi halba ju ma loodan, sealt ei tule. Ja, no selles mõttes vaata, minu arust on ka nagu hea variant see ChatGPT versioon, et sa ei pea mingi maksma täna midagi, on ju, et sa saaks oma selle meelelahutustoosi kätte sealt, on ju. Ja veits analüüsida ja tegelikult võib-olla on ka nagu huvitav kuulajale taustaks, et me tegime seda nii-öelda sinu selles, on ju, küsisime mõlemad, sest et tegelikult me panime tähele, et ta võtab ikkagi suht personaalselt, et sa võid täpselt samamoodi küsida, aga ikkagi chat väga palju arvestab seda vestlust vist, mis sa oled nagu varem taga pidanud, on ju, ja ta tegelikult andis hästi erinevaid vastuseid meile alguses. Jah, nii et me küsisimegi mõlema kohta siis lõpuks minu telefonist, kuna Lilil oli siuke natuke teistsugune seal juba. Mul andis ja midagi väga muud, mis iseenesest oli ka nagu põnev, on ju, et seal tõenäoliselt tasub nagu mängida sellega, et mis sa täpselt saada tahad. Ja, võid alati ju juurde küsida, on ju, või veel mingi kuskil nurga alt minna kuskil, on ju, või et tegelikult on põnev vaata. Ja mind üllatas üldse muideks, kui me nagu arutasime seda, et nagu teha selline episood, et ma nagu varem ei teadnud, kui palju neid erinevaid lähenemisi on üldse, mis on mingi su sünniaja põhjal, on ju. Et ma kuidagi mõtlesin, et horoskoop ja mingi numeroloogiast midagi olin kuulnud, on ju. Aga tegelikult ma vaatasin, neid läheb seal terve rida veel mingi edasi, mis igast asju reaalselt ülipõnevad tegelikult.
tõesti. Ja noh, mingi human design on ju väga populaarne praegu, igal pool sotsmeedias räägitakse ja Ei tegelikult üldse kõike seda panevad mind alati mõtlema, et kas tegu on nagu täiesti uhuu asjaga. Noh, et saad aru, et kas meid lihtsalt üritatakse panna nagu ostma asju, mis on nagu täielik business. Või see päriselt on kuskilt mingi taustaga tulnud, aga me ei saa seda ilmselt mitte kunagi teada. Jah, eks ta, ma arvan, on täpselt siuke, et kuidas nagu ise uskuda tahad, on ju. Täpselt. Ja mind on nagu huvitanud hästi see maailm, ma tahaks hullult näha nagu meediamajades, vaata, kuidas see toimib, sest noh, nii palju, kui ma kuulnud olen, seal on just see, et sisuliselt keegi meie sarnane kirjutab mingeid horoskoope seal iga päev, on ju. Kusjuures see pidi ka käima vist päris niimoodi, et noh, vaata ma ise ei ole näinud kunagi, et keegi kirjutab, aga noh, ma kunagi kuulsin, mäleta kellegi tuttava kaudu, et ka kirjutatakse samamoodi nagu internetist leitud või nende tehisintellektidega. Ja mingi kokku või tõlgitakse, on ju. Et eks ma arvan, seal nagu palju loeb ka see, et kus sa võtad selle info, et mis see nagu allikas on, aga... Need on tasulised artiklid ka ju tihti, mis on nii nagu... Ja ChatGPT talle teeb sulle veel põhjalikuma. Ja, et see võib olla küll see soovitus, mis siit nagu kaasa võtta. Täpselt. Et võib-olla pole vaja nagu igat ülihuvitavat artiklit osta. Et küsi enne ChatGPT käest, ta võib-olla annab sulle täpselt sama vastuse või isegi parema. Ja noh, vaat teine asi on see, kui sa lähed ala otsima mingi praegu enda selle kuu horoskoopi, on ju, siis ma arvan, iga leht annab mingi täiesti erineva asja. Vaata, see on erand, kui näiteks oletame, et tuleb mingi selgeltnägija päriselt lehte ja annab intervjuu kõikide nende mis need on tähtkujude horoskoopide kohta. Et see on see, mida sa ei saa ChatGPT-st, on ju. Päris inimene seal on ja kui sa näiteks väga usud seda selgeltnägijat või ennustajat või kes iganes need seal on ju, et siis on seda väärt. Aga muidu pigem nii. Mina ütleks seda, et nagu ükskõik, kas sa nagu usud või ei usu, siis päris põnev on nagu korra elus vaata käia ala mingi sellise inimese juures. See on tõesti huvitav. Et lihtsalt juba ka nagu näha, kuidas see toimib, on ju, või noh, et põnev nagu analüüsida. Aga noh, siis peab vaatama, et lähed kellegi sellise juurde, kes nagu ei suhtu sellesse kuidagi negatiivselt, vaata, et sa lähed nagu lihtsalt mingi katse-eksitusmeetodina. Ei, seda muidugi. Aga ma ei tea, võib ju kokkuvõtlikult öelda, et tegelikult on põnev siukseid asju nagu aeg-ajalt vaadata ja pulli pärast võib ju kunagi teha ka episoodi, kus me võtame kokku, et kas midagi vähemalt läks täide. Et vaatame mingi aeg, kui tegime iga aasta algus, lugesime ette oma horoskoobid, võib-olla jaanuaris teeme siis samamoodi, on ju, ja detsembris saamegi kokku võtta, et kuidas siis läks. Aga selge. Aitäh, et te vaatasite seda episoodi, minge siis uurige ka enda huvitavaid faktikesi, fun faktikesi tähtkujude kohta ja kohtume juba järgmine nädal. Tšau!